Ja need on need kaks asja, mida ma olen alati olnud väiksest saadik, nii kaua kui ma mäletan ja kuskile need kadusid ajaga ära. Ja teraapias ma jõudsin selleni, et ma tunnistasin endale, et ma olen 34, miks ma põen selle pärast, mida keegi teine arvab. Miks ma tunnen mingit vale häbi? Isegi praegu minaks on nii naljakas, kuidas mingite teemade käsitlusega, mingid inimesed hullud üritavad mulle puidu alla panna. Selge on see, et mingis asjas keegi ongi kellegi sõber, sest Eesti on konnatiik. Mõnes asjas keegi on lihtsalt troll ja mõnes asjas keegi on lihtsalt siiralt ärritunud selle peale, mida ma ütlen. Ja lõpuks see kõik on nii ebatähtis. See ei ole üldse oluline minu jaoks, tsiteerides klassikuid. Irrelevant, ei ole oluline, see ei puutu asjasse. Oluline on see, et mina mõtlen selle, et mina tahan seda teha, mina tahan käsitleda teemasid, mis mind huvitavad, kus ma näen, et on midagi, mida keegi teine võiks tahta teada või midagi, mida võiks selgitada juura poole pealt üldsusele. Ja kui minu käsitlus sellest ei lähe kellelegi peale, siis on sitt lugu, ega kõigile ei saa meeldida ja see ei tohi mitte kunagi ei tohi olla eesmärk inimesele, et üritaks teistele meeldida, sest see on vaimne enesetapp. Sest see ei ole võimalik. Juba ainuüksi sellepärast, et maailmas on küllalt tegelasi, kes juba põhimõtte pärast puhtalt sellisest inimlikust õelusest ei soovi, et teised ennast hästi tunneks. Ja neid inimesi tuleb tuimalt lihtsalt ignoda ja taaskord naasta küsimuse juurde, kes olen päriselt mina, mida ma päriselt siin elus teha tahan, kuidas ma oma elu tegelikult elada tahan, sõltumata hoiakutest, mida ma olen võib-olla omistanud aja jooksul esiteks oma vanemate pärast ja siis sõprade, ühiskonna, kogu süsteemi pärast. Kõik need kihid, mis selle päris mina ümber tekivad, nagu nendest läbi murda ja jõuda sinna tuumani, et kes ma tegelikult olen, mida ma tegelikult tahan ja siis seista selle eest nii, et ükski muna ei värise. See väljend ei olnud kõige parem.